õlled laua peal. On jälle aeg selg sirgu lüüa ja heita endalt orjarüü. Loomishood, kõik loode kood võiks sünnida uuesti. On Koit! Kuninglik loit, valguse võit, äratab maa. Priit on taeva piir, esimene kiir, langemas me maale. Kõik, murrame kõik, et vabana saaks hingata taas. Näe, on murdunud jää, ulatagem käed, ühendagem väed. Nõul, ühisel nõul, ühisel jõul, me suudame kõik. Ees on ainus tee, vabaduse tee, teist ei olla saagi. Võim, valguse võim, priiuse hõim, läheme koos. Huulil rõõmuküüd, näon taljust käe, kätte saanud kiid. Usk edasi viib, taevane kiir, saatmas on meid. Nii on võiduni jäänud veel üks samm, lühikene samm, samm. Isade maa on pühase maa, mis vabaks meid saab. Laul, kõlama me jääb ja nii vaba Eesti saame. Tere õhtust, täna on 11. september ning kell on 18.06 ning vanaisa, mis on tänase podcasti alguslaused? Ükskord me saame vabaks niikuinii. Tere rahvas!
tere rahvas, räägime täna jällegi millest? Korruptsioonist, igapäevase Lätiriigi igapäevastest tegemistest. Räägime jällegi võimalikult selles võtmes, et sina, armas kaasmaalane, oskaksid homme seda juba ise märgata. Et sa õpiksid märkama. Kui me õpime märkama, siis me õpime ära tuvastama kiiresti, kes on kurjategijad. Me õpime neid isoleerima. Kuidagi sealt me saame vabaks. Vot see on nagu teema. Jah. nii tahaks ka öelda, väga ilusad juuksed on sul. Aitäh jälle, poja, aitäh. Kas võib korra katsuda? Ikka vist võib. No korra. Väga mõnus juuksed ja nüüd vanaisa võtab maski peast ära ning hakkab rääkima. Oi, vanaisa. Palav on. Õues on 35 kraadi. Ta on 11. september ning kell on 18.08 ning alustame podcastiga. Oodake, vanaisa võtab telefonist teemad ette, mis ta on varasemalt ette juba kirjutanud endale ja hakkab teile rääkima. Ilusad jutte, nii kaua vaadake, kui ilusad pildid meil seina peal on. Kes seal võib olla? Oi, see on Jürgen Ligi. Oi, kes see on? Michal. Kes see on? Kallas. Kes seal on? Hunt, lammas, eesel. Nii, davai, vanaisa. Tere, rahvas. Jälle nüüd tuleb harjuda paremas tuulevaikuses distantsi pealt rääkida. Et jällegi, jah, hunt, lammas ja eesel. Vaatame selle korra uuesti üle. Kordamine on tarkuse ema. See võiks olla tegelik Eesti vapp. Niimoodi mõtlevad ka need, kes meile hundi rahvusloomaks organiseerisid ja ise mõnusalt täpselt sama näoga nagu see tegelane seal mõnusalt seda asja luurasid pealt. Kogu mõte on see, et muidugi nende arust võiks olla hunt ja 2 lammast. Aga tegelikus Eestis on all eesel. Need on siis need, kes täna trollivad ja kiidavad takka oravaid. Ja nad tõesti arvavad, et kui lambad otsa saavad, siis nendeni ei jõuta. Niimoodi oli ju terve suur ešelon ka selliseid kahtlaskommuniste, kelle Stalin lõpuks ära hävitas, kes tegid väga palju verist tööd ja muudkui arvasid, et nad mahuvad ära süsteemi. Täpselt samamoodi pani bolševism ennast püsti Venemaal, nagu praegu neobolševism üritab ennast paika panna Eestimaal. Te kõik saate sellest väga hästi aru. Isegi need, kes aastaid tagasi ei saanud veel sellest aru ja arvasid, et oravad on mingi ettevõtjate partei ja mingi reformimeelne partei. Ei ole. Tegemist on suure loetud arvu varastega, kes tahavad teiste arvelt elada ja kes on ainult ühe suure oskuse ära õppinud. Ainult ühe. See on mitte rahva ees naerda nende üle, vaid seda teha tagatoas. Aga oskus kas või pulli pärast iga 10. otsus Eesti riigile kasulik teha, seda neil ei ole. Miks?
Selge. Siis on nii, mikker on tühi. Ja peame rääkima natuke teistmoodi. Ei ole niimoodi võimalik. No ei, las ta loeb samal ajal. Nii, Kuradi haige värk. räägi. Kas on kuulda? Sa pead kõvema häälega rääkima. Ja. Võid siia poole. Nii. Nii, rahvas. Räägime nüüd. Nii. Andke andeks tehnilised vead. Kas on kuulda, kui vanaisa räägib midagi? 1, 1, 1, 2, 2. Ütle 3, 8, 6, 9. Vaat ei ütle, vaat 7, 4, 3. Ühesõnaga, kas on vanaisad kuulda? Jah, vanaisad, kas on vanaisad kuulda? On kuulda, väga hea. On Räägi kuulda, väga hea. Aga räägi kõvema häälega. Jah, vapist. Nüüd tuleb jälle kõvema häälega rääkida. Andke andeks, mikker see tühjaks. Kuradi Hiina mikker, ma ei saa aru. Raisk. Tehnilised viperdused, andke andeks, aga algeline podcast alles. Tuleb mingi, mikker korralik muretseda. Ja otsisin üles selle Vilja küsib, keda mingisugune, ega ta nüüd selle ühe sõjaka artikliga kohe sümpaatseks ei saanud, aga praegu ta huvitaval kombel ajab mingisugust sellist sümpaatset asja. Võttis ette Janar Holmi, mäletate, sellest me rääkisime. Janar Holm siis on esimene riigikontrolör, kes midagi ka riigis avastas üldse. Ja sellest ka suutis, oli võimeline andma mingi raporti avalikkusele. See, et seal omavahel taieldi, see on omaette teema. Ma nüüd kohe räägin siin, me saame ju neid vihje teinud. Aga kas on mõni vihje tulnud tegelik eesti@gmail.com ka? Kui ei ole ühtegi vihjet tulnud, te saate alati meile igasugused vihjeid saata. Tegelik eesti@gmail.com, loeme kõik e-mailid üle ja vaatame, mis huvitavat infot te meile saadate. Ning nüüd jätkab vanaisa, maailma kõige parim poliitik. Jätkab rääkimist. Väga head joogid on sul sees vist. Aga tõepoolest, et Janar Holmi kustutamise teema ju on kindlasti praegu aktuaalne, sellega poliitikud tegelevad. Aga mis pani, et ma olen ise selle artikli läbi lugenud diagonaalis ja otse ja ülevalt alla ja alt üles mitu korda, et räägin praegu kuskilt keskelt, mis tuli välja, et kui nüüd riigikaitsekomisjon, kus siis on ilusa tava järgi ikkagi opositsioonist keegi esimees, kelleks on Urmas Reinsalu, et kui need tegelesid nüüd arupärimise küsimusega, siis mis jäi nagu eriti silma meie toredale Vilja Kiislerile, mis on muidugi huvitav, ja mida püüdis siluda siis Janar Holm ilusamaks, oli see, et Urmas Reinsalu nautis lihtsalt esimehe kohta ja ei võtnud üldse tõsiselt seda kõike, mis neile laua peale pandi. Laua peale pandi sisuliselt meeletu suures koguses ja mitte moosivargus, vaid räige Eesti riigi vargus. Kuid seda püüti teha selgeks, nagu oleks põhimõtteliselt olnud ütleme mingi moosipleki ärakoristamine moosiriiulilt. Ja tegeles sellega siis Hanno Pevkur. Tuleb välja, et nüüd on juba neil olnud mitu koosolekut, kus nad siis arutavad, pärast saavad sellest rahva eest palka, kus nad arutavad arutamisi. Aga põhidokument, see riigikaitse riigikontrolli poolt on tehtud ja see audit on saanud päris huvitavat vastukaja. Nüüd on ilusasti võimalik näha, milline seltskond püüab seda asja pisendada, milline seltskond püüab riigikontrolli korraliku tööga tegelenud inimesi üldse kuidagi moodi laua pealt eemale lükata, et siis üldse tühistada ja milline seltskond on üldse huvitatud sellest. Kui me paneme tähele, siis kui seesama tädi Vilja poleks küsinud, siis põhimõtteliselt ju meedia on vait. Panete tähele, Mailis Repsi tingühik, mille me siin leiutasime jooksvalt, on 5000 eurot väidetavat vargust. Tegelikult
tädi tassis ühe aparaadi ja tassiti tagasi ja mitte midagi juhtunud ei olegi hullu. Aga siin tuleb välja, et on mingisugused 10 ja 100 miljonit tuuri pandud. Tehtud mingid imelikke kaitsekoostöölepingute aluseid, milliseid keelduti Riigikontrollile avalikustamast. Ma toongi kohe mõned siin näited, mismoodi Janar Holm ka siis viisakalt püüab olla nagu kahe heinakuhja vahel. Ühtepidi ütelda, et jah, meie tööd takistati, jah, me ei saanud teatud lepinguid kätte, jah, teatud varad on kaduma läinud, kui me hakkasime neid otsima. Aga teine osa on sellest, mismoodi tänane Eesti riigi alam, Janar Holm, kes tahab ka homme leival olla, siis ise pisendab ja ilustab seda sigadust, mis tehti Riigikontrolliga. Riigikontroll, saate aru, meie rahva esindajad siis läksid kontrollima meie kaitsejõude ja sinna meeletus hunnikus loobitavat raha, et kus see võiks olla. Ja neid nöögiti, neid nörrutati, neile öeldi, et seda ja seda lepingut ei näegi. Lõpuks, kui natuke kisa suuremaks läks, öeldi, et no pärast valimisi näete, kui te mäletate, siis oli seal üks kodanik, ka Reformierakonnale, kes ütles, et näete küll, aga näete pärast valimisi. Noh, üleüldse võite ka kindlad olla, et pigem nähakse osa lepingutest. Aga puuduvad lepingud ja siin, kui ma nüüd tsiteerin Janar Holmi, ta praegu ma ütlen peast, mingi asja kohta ütles niimoodi, et ega ma ei saa näpuga näidata, et on midagi ära varastatud Eesti kaitseväest. Sellepärast, et puuduvad need kaks asja. Esiteks siis nimekiri asjadest, mis peab olemas olema ja teiseks võimalus minna neid asju kontrollima. Seal samas mõni hetk hiljem ütleb ta ikkagi, et me võtsisime suvaliselt 11 asja võtsime ette, mis peaks olemas olema kaitseväe laos ja leidsime, et 3 tükki on puudu. Et arvake ise, milline võimendus võib siis olla kogu sellel jamal. Sisuliselt on ju siis mingi 27% asjadest puudu Eestis. 2 miljardist, 3-4 miljardid hakkab juurde sinna tulema. Ja meeletu hulk on puudu, kus juures. Palju hullem on selle asja juures siis see, et täna juba tajub Janar Holm, et tal on nii kõva surve peal, ta peab hakkama ilustama seda kõik, ütlema, et no ega asi päris nii hull ei ole. Me ei saanud seal mingid pabereid kätte kõik. Teiseks on õppinud oravad ära uut liiki varguse. Lihtsalt ei näitagi dokumente. Ütlevad, mis mõttes, ei saanud aru, ei vasta teabenõudele, ei vasta sellele, ei vasta dokumentide väljanõudmisele. Ei saanud aru, mis mõttes, kuni teine pool väsib ära või saab oma vajaliku arvu hoiatavaid kõnesid ja saab aru, et peab hakkama millegi muuga tegelema. Nii, ja kolmandaks siis, kas või võtame siit praegu jookseb artiklist välja, Hanno Pevkuri suhtumine. Et kuulge, lõpetage see minu aja raiskamine. See on nüüd täpselt see sama, mis Kristen Michal ütles, et kuulge, mingisugune 2,4 miljardit. No mida te tuuseldate nii väikestes rahades? Need on ära öeldud sõnad. See jooksis meediast läbi. Keegi saab vaielda, et nii ei olnud. Millest tegeleda pisi asjadega? Nüüd tuleb meelde ka kolmas junn sellest seltskonnast. Taavi Rõivas. Erinevate sokkide kandja. Vahva vend, eks ju. Saab juba hoolimata oma olematust vanusest juba uhkeldada, et on ühe kui teise pildi peal olnud mingid täitsa arukate Euroopa inimestega. Aga tema ju teatas, et te ju tahate elada Eestis, mis on viie rikkama riigi hulgas ja mis põhiline, mis ta ütles, et Eesti vajab ainult peenhääletamist. Paneme nüüd tähele, et kui me kõik need sülogistid kokku paneme, sülogistilised laused, me saame selle, et Reformierakonna tagatuba peenhäälestab Eestit niimoodi, et miljardid lendavad. Samal ajal oskab ta tõmmata seakisa ülesse, kui ükskõik millises konkureerivas parteis on võib-olla 1000 või 2000, toome näiteks räägi natuke kõvemini. Veel kõvemini, jah? Mingi natuke ehitus vist käib natuke. Kuskil siin lähedal. Ma tulen veel lähemale. Et kui Mailis Repsi tingiühik 5000 euri oli,
sellist seakisa väärt, kas noh, ütleme mingi 40 artiklit aastas oli vist ikkagi rahulikult. Aga võtame ka Gert Kingo praadimine käis. Jah, ta vist tõesti natukene seal kuskil eksis, nii nagu terve suur kari ei oravaid. Ainuke asi on see, et oravate asjad ei jõua prokuratuuri. Täpselt samasugune kaasus oli ka ühel oraval, aga see lihtsalt vaikiti maha. Ja teemaks oli siis mingi paar tuhat eurot. Kas ta nii oli nii väga valijatega kohtumine või ei olnud või kuidagi, saate see proportsionaalsusest aru? Kes on siis mida teinud, kes on midagi tegelikult teinud ja kus on kisa, kus on seakisa ja kus ei ole üldse teemat. Üldse pole. Ja kuhu ma ei ole veel isegi artiklit lahti teinud, et nüüd tein juba üldistus praegu. Üldistus on tegelikult ju see. Aga varsti tuleks artikkel lahti teha. Ja kohe teemegi. Kuna meil on 40 minutit veel podcasti aega. 40 on ikka päris kuna koos. me teeme tunniseid podcaste. 40. Rahvas. Kallis Eesti rahvas, meie teeme podcasti iga neljapäev ning iga esmaspäev kell 18.00 ning podcast on iga kord täpselt 59 minutit. Seega kuulake kaks tundi nädalas tarka juttu ka. Ja vanaisa teeb mingisuguse artikli. Jutt ei pruugi üldse tark olla, aga ma näen seda, et on üks teine vaatevinkel ja üks nurk. Meil on pakkuda siis kaks asja välja. Milles me arvame, et eristume siin on otse ja ausalt asjade välja rääkimine. Seda kindlasti ka sel põhjusel, et ei ole tegemist kellegi Eesti palgalisega, keda saaks hakata homme juba tühistama ja taga kiusama. Ja teine asi on, et on tekkinud üks huvitav vaatenurk, mismoodi märgata nende samade artiklite ja telesaadete sees olevaid tegelikke taustasõnumeid. Kes ütleb midagi argusest, kes ütleb midagi kättemaksust, kes ütleb rumalusest. Väga tähtis on see, et kui Eesti rahvas muidu PISA-testis on hästi tugev, juba maast madalast. Keegi ei vaidle, et iga teine 5. klassi laps või ausades iga esimene teab mingit pi-arvu ja vaadata veel 10 kohta pärast koma. Aga samal ajal ta ei saa aru, kus on olemas empaatiavõimetus, kurjus, ahnus, ametnike ahnus. Ja seda tuleb tegelikult, sellest peab muidu rääkima, veel kord rääkima. Nii, aga äkki ehk võtad see esimese artikli ja... Võtame selle, jah, kes meil siin nüüd närvitseb. Närvitseb Kaja Kallas, kuna ta ei saanud eile otsa peale. Nii, jah, Olmile pakub välja siis Kiisler, et kaitseminister ja ka kaitseväe juhataja püüavad väita, et kogu see audit on sääsest elevandi tegemine. Niimoodi, kuhu me jõudsime? 100 miljonid on tuuri pandud, 10 miljonid erinevate lepingutega on läinud ära mingite, väga kaval varguse variant on ettemaks, mida ei küsita tagasi aastaid. Rekord oli vist 8 aastat, ei küsitud ühte 10 miljonist asja tagasi. Mul puudub kahjuks audit, et täpselt ära öelda, kui palju miljoneid on tuuri pandud. Ja see on ju täitsa kaval varguse variant ju. Ettemaks jäi tagasi küsimata. Me ei küsinud üle, aga nüüd teate mis või? Ei ole meil mõtet hakata hagema, sellepärast, et vastavalt seadusele on see juba aegunud ja meil on mõttekas advokaadi kulu kokku hoida. Vaat selline on siis oravate varguse loogika. Keegi pole varastanud. Me tegime ettemaksu. Tõsi küll onupoegadele, tädipoegadele, aga me tegime ettemaksu. Me ei varastanud. Aga vaata tema seal võttis riiuli pealt. Ilusti näha, näed, tolmune jälg on järgi. Tema võttis kohvimasina, tema varastas. Aga me tegime ettemaksu. Ja siis me tegime veel see mingid asju. Kui nüüd tuleb meelde, jällegi ujun praegu juba artiklist ära. Ma sooviks ise kohvimasinat siia podcasti nurka. Kas äkki keegi saab aidata, kui soovib? Et kontonumbri läheb kirjeldus. Tahaks ka kohvimasinat podcasti nurka. Tahaks kohvi enne podcasti juua. Aitäh teile. Ja vanaisa jätkab jutuga. Kuule, jah. Okei.
segasid jälle siin mõtet lihtsalt, aga kui me räägime ka sellest, et see ei olnud ju, see oli esimene kord, kui natuke kõvem. see oli esimene kord, kui tuli asi sellise nurga avalikkuse ette, et tõesti on jama ja kallis avalikkus saage aru, on jama. Kui me paneme tähele, väikest viisi häält tõseti ka siis, kui seal mingid vahvad nolgid ülbete nägudega Jordaanias raha sumatasid ja Ameerikasse, Utah osariiki. Eesti Energia on teinud muidki sigadusi, kümned ja kümned miljonid lolli jutuga, täiesti süüdimatu lolli jutuga. Täna muuseas need samad ässad ongi jällegi seal kuskil kaitsetööstuses. Te võite ainult arvata, mis meie rahaga saab. Sest ma ei väsi kordamast, halvast puust head vilja ei kasva. Halvast puust enam head vilja ei kasva. Mingi 35–45 aastane juba ennast ära tõestanud varas on sarivaras. Ja mitte miski ei päästa, mitte miski. Küsimusi tahetakse, kas võtame ühe küsimuse? Jaa, vastaks hea meelega. Gert, küsimuse ära, vastab vanaisa hea meelega. Võtame küsimusi, vanaisa teeb väikse kohvipausi, ma ei tea, kus ta kohvimasina varastas, aga vist ei varastanud, ossid ikka või? Reps laenas mulle. Reps laenas kohvimasinat vanaisale. Küsige kohe ära ning siis saab vanaisa jutuga edasi minna. Kus on küsimused? Nagu Baskin ütles ikka. Küsimus on kus? Kuradi Hiina Mikker, kas keegi ei küsigi midagi või? Ei, taheti küsimust, aga sa rääkisid, aga võid nüüd küsida küsimuse. Vanaisa teeb lonksu kohvi. Vanaisa ootab ja ootab küsimust hea meelega. Kus on Gerdi küsimus? Vahepeal tuli Priidu pealt, kas Reps ei saa tuua, see on mõttetu küsimus. Siin on mingid TikToki naljad. Kes on Reps, Mailis Reps? Nii, kas Gert küsib küsimuse või vanaisa jätkab jutuga? Okei, paistab, et Gert kadus ära. Anname siuke 30 sekundit veel. Gert, kui sa ei ole kadunud, küsi küsimus kiirelt ära ning vanaisa vastab. Okei, Gert läks vist vanni. Gert läks vanni kohvimasinaga, nii, räägime edasi. Et katsume koos selle sama artikli seest leida üles need asja sügavusele viitavad momendid. Siira sooviga jõuda nii kaugele, et taolised nii lihtsad rahuliku tooniga kirjutavad artiklid tõmmaksid ikkagi iga mõtleva eestlase kohe enda tagajalgadele. Ta ei pea ootama, et tuleb 10 artiklit järjest ja mugu seletatakse rahvas, kas te saate aru, kui tõsine asi. Rahvas, kas te saate aru, kui tõsine asi. Vaid, et loed, kõik on nii ilusasti kirjutatud, aga kokkuvõttes on ju avastatud vargus. Ja mis ma pean kohe ütlema, rõhutan seda, väga peab jälgima nüüd seda, milline rotatsioon ja selline kinga andmine on tänapäeval ju peene nimega rotatsioon. Millised rotatsioonid hakkavad toimuma Riigikontrollis, kuidas hakatakse neid nii-öelda ära roteerima, neid, kes olid liiga innukad, oravate kindlasti taktikepi all, mismoodi sinna oravaid paigutatakse, sest et jah, see teema pool on mul rõhutamata, kordamata vähemalt mitu korda. Kui te panete tähele, siis igale poole oravad topivad omad läbi kontrollitud joped. Olgu see siis kas või Estonia hukk, eks ju, mingisugused auditid, mingisugused komisjonid, igale poole nad topivad omad inimesed, kes siis, kelle pärast võib muret olla. Ja teeme ühe aplausi. Tänane esimene orava troll. Siin pole mingit tõtt puhas jama. Aha, no selge.
sina oled see eesel, vaata troll, vaata see troll, sa oled see alumine seal, ees oled see vapi peal. Sa oled see sa eesel. oled see vend. Jah. Sa oled see vend siin Kohe, kui kommentaariumise. Eesti rahvaga hundid enam-vähem ühele poole saavad, siis võtavad sinu ette. Sa võid näidata mida iganes ette oma kangelastegusid. Kui sa ei ole piisavalt alatu, muidugi see on variant, äkki oledki piisavalt alatu, siis võib-olla sa sobid sinna kuskile oravate sinna toiduahelasse. Kui ei, sind lastakse üle, nagu aledat konna. Näed, jah, kui meile seda lõpuks võimaldati, seda tehti nimelt väga keeruliseks, siis 11 juhuslikult valitud asjast, mis pidid seal asuma, 3 ei olnud. Noh, samas Holm õudselt mängib sõnadega. Kuskil pidid asjad olema, mis asjad? Kas me räägime tankidest või me räägime, ma ei tea, pagunitest, et no vahe on ju rahaliselt on väga suur. Aga kokkuvõttes on arusaadav, et Holmiga on juba tegeldud, Holm keerutab. Nii, seda, et kaitseminister ja kaitseväe juhataja on püüdnud auditi tähtsust pisendada, sellest on korduvalt juttu olnud. Ja siin Holm, noh, ütleme nüüd, ei kinnita ja ei lükka ümber ja Kokkuvõttes tuli pauk nii suur. Pauk tuli nii suur, avastati räige vargus. Kas te saate aru, Eestis on 17 miljardit on üldse eelarve. Nüüd hakkab need miljardid järjest rohkem minema kaitse-eelarvesse. Need oli varem ka, eks ju. Ja 2 miljardit läheb juba ministritele, saadikutele, nagu ma olen aru saanud. No päris nii ei ole, et kohe otsesaadikutele, aga see, et nad kõik püüavad nüüd hakata kaitsetööstusesse ja kaitseväkke panema oma pupse, läbi kelle pestakse neile altkäemakse, see on nagu täiesti absoluutselt selge. Ma tean isegi ühe väga palju teadva Vene Kaja Kallase mees. Vene rahvusest Eesti ärimees Ida-Virumaalt ütles niimoodi ilusti ära, et kas sa tõesti mõtled, et mingisugunegi raha Ukrainasse läheb ilma, et 10% tuleks sulast tagasi meie parteile, teadagi millisele. Ma olin täitsa jahmanud, ütles, et see on elementaarne, et tal otsesed tõendid puuduvad ja seetõttu ei taha ka mina ühtegi nime öelda. Keegi Hanno jooksis läbi, kes kohvriga jooksevad ja keda on lennujaamast nähtud ja kes tulevad kohvriga tagasi. Ja no, see on ikka kole, mis toimub, aga noh, ma rääkisin ka ainult poole suuga, sellepärast, et täpselt nii, nagu ei olnud võimalik mitte kellelgi eestlasel tuvastada ära, mismoodi Kaja Kallase abikaasa hakkas läbi Soome piiri vedama Venemaale, jätkas oma metallivedusid. Kui ei ole võimalik tõestada, sorry, me tänane opositsioon, nagu ka meie siin, me oleme hõredad, mingi haleda Hiina mikriga jändame juba, ma ei tea, mitmes podcast, eks ju, meil ei ole tehnika korras. Meil ei ole tehnika hetkel korras, kuna keegi rahasta meie podcasti. No jah, katsume. Ning me peame kõik ise ostma, ise tegema. Meie ei saa ju annetusi, kui me teeme poliitilist laivi. See on kõik sein, kõik asjad on ise ehitatud ja ühtegi senti pole podcastist tulnud ning see ei ole mingisugune takistus podcasti tegemiseks. No jah, aga mina tahan jah selle teema ümber saagida. Vaatate, terve tänane päev, terve tänane podcast ei luba, et täpselt 59 minutit, lihtsalt me ei saa üle selles, muidu me ei saa videot üles panna. Meil on 23 minutit teel. Jaa, aga me ei pea ajama minutit lõhki. Et ma saen selle teema ümber praegu veel. Materjali tuleb, ikka megalt tuleb juurde, aga võtame selle ühe ikkagi 2 miljardi ümber käiv meeletu vargus. See on nagu mingi haigalade pidu, kui on juba verd on tunda, eks ju. Kõik peavad midagi saama, kõik on joobnud sellest. See on nagu hundid lammastes, täpselt nagu siis samas vapi peal. Kui hundikari saab lammasse sekka, siis nad peavad, nagu te teate, nad peavad instinkti ajendil kõik maha murdma. Siin on praegu sama see kaitseväe rahade toppimine, ükskõik kuhu, see käib sellise joobnud kombel. Ja kui nüüd korraks ära ehmatati,
siis kujutage ette, kui palju on kasu neist ministritest ja kantsleritest, kes tegelikult 95% oma järgnevast ajast on pidanud tegelema sellega, et kinni mätsida, et asi veel hullemini välja ei paistaks. Õhtused koosolekud, läbirääkimised, salajased nõupidamised. Noh, neil on vist natuke muretum, sest et kapoga on vist mingid kokkulepped olemas, ega neid kui ka pealt kuulatakse, ega see ei jookse avalikkuse ette. Keegi teine saaks nii, et tolmab. Ta peab leppima kuskilt tankla taga kokkusaamise ja vaatama, et telefoni akud välja saaksid ja kõike. Oravad saavad telefonisse leppida kokku. Kuule, teeme nüüd niimoodi, pisendame selle jutu ära, selle meili kaotame ära, sellega niimoodi. Kokkuvõttes ikkagi nüüd KOV-valimiste eel, Riigikogu valimisteni on aega, KOV-valimiste eel kordan. Kas te saate aru, sellesse seltskonda sulanduvad, penetreeruvad ainult need inimesed, kellele meeldibki teiste arvelt elamine ja tasku toppimine. Karistamatu elu. See ei ole normaalne. Isegi mulle ei meeldi sellised laused, mida ikka öeldakse, et Eesti on liiga väike, et nii suurt korruptsiooni taluda. See oleks nagu selline, see oleks ka juba nagu see diplomaatiline lause, et muidu võiks ju korruptsiooni natuke olla, et ega kõik, kes võimule saavad, kõik ongi ka sina ja tema ja sinu onu ja tema tädi ja sinu poeg, kõik oleksid samasugused, et ärme pahanda justkui, anname andeks mingisuguse väikest viisi kuriteod. Mina ei ole seda meelt. Ma ütlen tõesti, ma olen täiesti kindel, et Eestis on olemas suur hulk, jah, piiratud hulk muidugi, mitte ka ikka nii suur, inimesi, kelle aatelisus on kas läbi aastate kasvanud või ongi juba tõesti selline, nad tahaksid Eesti riiki päästa. Kurvastusega, mis mulle selle artikli juures väga suure kurvastuse tegi, oli see, et tuli välja, et Urmas Reinsalu ka nagu põhimõtteliselt ikkagi imetleb oma naba ja paistab, et jälgib väga, et ka tema kohta on võib-olla mingi papka kokku pandud, et ta mingi suuri kuritegelikke avastusi nagu lärmiga avalikus ette ei too, vaid et ka mängib nagu kaudselt kokku nendega, kes see on nagu üks on küsimuse moodi, teine nagu päris küsimuse moodi ei ole, aga kui tihti vanaisa Delfis Facebooki artiklitel kommenteerib? See oli küsimus. Ma ei saanudki aru küsimuse mõttest, et kui tihti sa Delfi artiklitel Facebookis kommenteerid igapäevaselt? Seda, sellel on isegi iva. Tegelikult ma ei kommenteeri. Ma olen lõpetanud selle ära ja kuidagi moodi minu sõnastus on sellele koristustädile või koristusonule on nagu eriti valus. Ma olen vaadanud ikka päris jõhkralt mõned panevad, aga nad panevad jällegi umbes, et nad kõik on seal pätid. Vot selline komm jääb alles. Aga kui sa kirjutad täpsemalt natukene, et kuule, aga see vist on nagu selle seosega ja nii, siis kaob see tavaliselt 20 minutiga. Nii et nii nagu teie vaatajad, väga paljud teist, ma ei tea, millise meele jahutamise mõttes te vaatate neid kerjamisi ja trollimisi, mis siin TikTokis on nagu hästi tavaline. Mina vaatan oma meele jahutamiseks, vaatan aeg-ajalt teiste kommentaare. Ma näen, et on täiesti kained mõtlemist. Ja sa oled see Karen, mees Karen. Aga nii, Eestis on selline korruptsioon, et Vilepuhja Aasmäe kukkus alla trepist. Just enne seda, kui VEB-fondist rääkisime, pidi Aasmäe trepist alla kukkuma. Ja, nii oligi. Nii oligi väga suure tõenäosusega, on õige öelda. Aasmäe vigastused ei klapinud kokku mitte ühegi kogemata trepist alla kukkumisega ja tõepoolest enne seda käis ju, ja võt nüüd ma ei ütle seda nime, käis keegi teda veenmas, et ta ei räägiks sellest. Mingi mingi Rainer Vakra taoline. Nagu te teate, Rainer Vakra oli siis see, kes Eestimaa on üldse üle elanud. Nii palju mõnitamisi, et ma ütlen tõesti, ainult Poola on saanud hullema paugu, kui läksid mälestama oma ohvitsere ja said ise veel surmagi.
läbi venelaste lolluse, ülbuse. Aga kui eestlasel Rainer Vakra hakkas uurima Veebfondi ja mõne päeva pärast seadas, et oi, aga me kõik salastasime selle. Aga ma olen ise muidu tore poiss ja nagu te panete tähele, ta ongi siiamaani valitsuse jaoks tore poiss. Ta on kogu aeg kuskil ägedate kohtade peal. Ja nii edasi. Aga see oli ju näkku sülitamine, rahvale näkku sülitamine. Hakkame Veebfondi uurima. Oi, aga me salastasime. See on siis, ja kahjuks jah, Aasmäe oli niivõrd suure informatsiooni oma ja niivõrd vankumatud, ta oli nõus, ta ütles, et ei, ta avalikustab selle. Nii et siit tuleb välja lugeda, et ka Eesti poliitikutel on oma mustad jõud olemas. On mustad jõud olemas ja kui rahvas viimased 20 minutit on laivi, kui teil on küsimusi, küsige julgelt ning vanaisa vastab. Viimased 20 minutit laivi. Aga ma ütlen, et siin on neid, kui te tahate selle artikli, võiksite ju tahta tegelikult selle artikli Vilja Kiisler 10. september 25, eile. Kas Jollerist ka räägime või? Kell 8:30. Karmen Joller või mis Joller oleks nagu tohutu hüppe kuskile mujale. Räägime korra veel, jah, kui me räägime sigadest. Vaadake, kui osavasti rahvas ära nulliti. Ja ei olegi nagu enam. Ega meil ei ole ju mitte midagi, kui ei ole meediat, siis ei olegi mitte midagi. Praegu TikTok ja mõned sellised Oot. podcastid. Podcast, jah? Da. Meil tuli siin külaline, aga meil käib podcast. Et kui me vaatame, kui poleks jah, sotsiaalmeedia kanaleid, milles me erineme tegelikult Venemaast? Lihtsalt. Täielikult ära ennast monopoliseerinud 2 suurt meediahiidu ei võta lihtsalt teemat ülesse ja ongi kõik. Ja polegi teemat. Kui me vaatame nende asjade düsproportsionaalsust, see on ju meeletu. Toome ikka välja jälle selle tingühiku. Mailis Repsi 5000. See on tohutu teema. Toome välja nii nagu ütleme, Veerpalud praeti omal ajal. No lihtsalt meediale meeldis. Võtsime Veerpalu ette, praadisime teda meeleheitlikult. Ja see paralleel polegi vale, eks ju. Kuidas omasid mõnitavad ja irvitavad samal ajal, kui teised riigid uhkeldavad sellega, et vaata kui lahe, et oli küll dopingu kahtlusega, aga näe, ikka medali tõime ära. Aga jääme ikka oma obuste juurde, et meedia täna otsustab selle ja teeb seda jõuga ja teeb seda teadlikult. Meedia otsustab, kas on teema või ei ole. Kui meedia ei ketra asja 3-4 korda uuesti, siis nagu polnudki teemat. Et läheme edasi, mis see siis nii väga ära oli. See sama 2, miskit miljardit, no see on ju haige. Nüüd tuli teine pauk, et samas suurusjärgus on kaitseväes asjad ligadi lugadi. Ja see pole teema, saate aru, see pole teema. Poolik küsimus tuli ka. No tavai. Mis teema sellega on, et peale valitsusse saamist pealt näha normaalne poliitik ära keerab? Ja sellega, see on selline pool põnev küsimus. Ei, see on täitsa vajalik ja õige küsimus. Ma pean ütlema niimoodi, et sellele küsimusele vastuse otsimine käib. Need, kes on miski pärast läinud sinna solvunute ja teiste poolt narritavate aknaaluste hulka, nagu Riigikogus on, et minnakse parteist ära, siis minnakse akna alla, aga mitte sõnagi ei ütle ja ootavad ära oma aja lõpuni, raha neile miski pärast siiski ikka vaja ja enam ei kandideeri. Miks nii on? Ma pakun välja, et üks selline suur teema on see, kui noor tulihingeline algaja poliitik ronib poliitikasse, siis vanad kalad teevad talle, ehitavad talle mingi 1, 2, 3 lõksu. No kutsuvad ta kuskile nii-öelda pisikesse afääri kaasa ja koostavad tema kohta papka. See on üks kõige suurem variant. Teine variant on muidugi see, et läbi siis sellise kogu selle inimese
läbi inimese igatpidi ülekontrollimise. Uus küsimus ka kohe varsti. Jah, tänapäeval on jõudnud nii kaugele, et iga inimese kohta on meeletu kaust olemas juba ametlikult, riiklikult. See ei ole ju ainult mingisugune ID-kaart ja haiguslugu ja see on see kõik pisiasjad, kõik. Ja ka sugulaste võimalikud mingisugused rikkumised, mis iganes sellised õrnad väärteod kunagi ammu. Nendega saab ka hõõruda. Et kusagil seal on siis see, mismoodi motiveeritakse ära noor, tulihingeline ja siiga tahtmisega poliitik muutub järsku mingiks selliseks nördinud lontiskõrvadega mingi vaikijaks. See on üks loogika. Jah. No, kus on see küsimus? Väga hea vastus pidi olema. Vastus oli tere, kes vanaisa nägi kõige uuem, natuke kirja vegadega. Tere, vanaisa. Tere, kes vanaisa nägi kõige uuemat Euraasia kaarti, mida Venemaa plaanib kõige uuemat arvamus. Kas on ei ole näinud ja selle koha pealt ei taha oma energiat kuskile üldse magama pannagi. Seda, mida Putin oma haigetes unenägudes näeb ja mida see kuskil Hiina president näeb, noh, see on nii haige tegelikult. See on, ma ei tea, see Aleksander Suurega maailmakaart korda 4. Milleks? Siin nii palju, need vaesed poliitikud nii palju siis oma edasi-tagasi jahmerdamisega suudavad ikkagi ära teha diplomaadid ja kõik, et jauravad ja käivad, kätlevad üksteist ja käivad läbi ja lõpuks ikkagi on need jõud päris tasakaalus, et hakata ennustama, mida Putin arvab enne viina joomist, mida pärast viina joomist, mida pärast Hiinas käimist, mida pärast indudega semmimist. See ei anna midagi. Kui nad vähegi saaksid, nad paneksid muidugi võimsalt. Aga nad teavad seda, et on päris kõvad superrelvad on olemas nii Euroopal kui Ameerikal ja kas Putinile seal 200 tuumapunkrist üldse 4 tükki üldse luugidki avavad või see on ka omate küsimus, et praegu on jah, meeldiv see kõik ei ole. Aga minu kätte sattus üks artikkel hiljuti, tuleb välja Venemaa kiire alistamise plaan oli 45. aastal juba tegelikult koheselt alliansil, sest nad said aru, et Stalin on kaabakas ja taltsutamatu. Juba siis arutati läbi aatompommide loopimist kiiresti kõikidele Vene sõjatehastele, siis tuleb välja 45. ebaõnnestus see plaan, siis kõik see oli salajane. 48. peeti väga tõsist plaani, siis oli korra oli Ameerika nõus, siis ei olnud, siis jälle loeti kokku pomme ja loeti sõjaväge ja tuleb välja, et juba siis saadi aru, et see kuradi raisk, ega see ei lõpeta. Aga kus nüüd me oleme? Aga kust tuli nafta ja gaasijuhe? No see on nüüd see Schröder, eks ju. Schröder tegi... Nii, rahvas, 2 viimast küsimust. Okei, võime natuke pikema teha. Me saame alguse ja lõpu ära lõgata. Ei tee, algust ei saa, algus on Koit. Ja... Lõpp on Balti kett ja Koit 2 tükki järjest. No sul nii palju aega sinna mahutada või? On. No... Räägi veel paar minutit. Põhimõtteliselt ma tahan rääkida... Ühesõnaga viimased küsimused, kui kellelgi on küsimust. Segasid vahele praegu. Anna andeks. Vot nii. Et asjal on, kogu selle jutu iva on see, saage aru, need inimesed, kes on läinud võimu suunas selleks, et teiste arvelt paremini elada ja kuritegevus on seal elementaarne, ehk siis igasugune korruptsioon, selle varjamise käigus tehtavad järgmised kuriteod, mis võivad olla juba ka füüsiline vägivald, vilepuhujate suunas ja nii edasi. Need inimesed kõik, täna on nad paremini ära tuntavad ja tundke nad paremini ära, saage aru. Kohe tulevad KOV-valimised, järjest lähemale tahame jõuda selle jututeravikuga KOV-valimiste. Saage aru, need, kes on olnud juba kurjategijad, omastajad,
võimu ärakasutajad, et poliitilisi oponente kiusata, mis iganes, planeeringute, ehituslubadega, igasuguste litsentsidega, nad jäävad nendeks, nad muutuvad ainult kurjemateks ja alatumateks. Ainult keegi, ma ei tea, läbi mingi reanimatsiooni ja reinkarnatsiooni taolise asja, inimene tuleb äkki samas elus tuleb tagasi sealt opilaualt ja ütleb, et ma nägin valgust ja ma tõesti nägin ja ma tõesti hakkan teistmoodi mõtlema. No sorry, no palju neid on, maailmaski neid on 1-2 näidet aastas, et kosmos suhtleb meiega tegelikult ju tihedalt, aga mitte nii tihedalt, et me kõik hakkaksimegi arvama, et kindlasti saab karistada, mida tegelikult inimene saab oma kurjade tegude eest. Sest et siis me oleksime kõik timurlased ju. Nii, aga me tahame Eestit päästa. Ja Eesti päästmise nimel peate teie ära õppima kurja ära tundmise enne valimisi. Ja teiseks peate õppima selle ära, et ükskõik, kuidas teid selle ära ei üritada tinistada, et te väsinult läheksite valimispäeval sauna, et siis saaks teie e-hääli möllida rahulikult, vaid te lähete valima paberkandjal. Lähete ja valite neid inimesi, loogiliselt ka vanuse järgi ja soliidsuse järgi. Tatikad ja oravad. Ärge neid valigi. Ning rahvas, täna on 11. september ning kell on 18.54. 7 Days, õrn ja õhul. Oi, see oli natuke YouTube Premiumit ei ole kahjuks vist. Väike reklaam tuli vahele. Ei ole kinni makstud. Aga kuulame 2 lugu lõpuks ära. Lõppu 2 lugu, rahvas. Taas nespēks un nogurums māc. Tur bradāta zeme un vēseles. Trīs tautu gods un prāts. Bet torņos jau likteņa zvani skan. Kui hakkab pika peale ja mulje, et see pole eesti keel. Pangoties sāk. Trīs māsas no miega nodušās. Palju veel minutit on? Par sevi On veel. pastāvēt Koit tuleb ka veel. Atmostas Baltijā, atmostas Baltijā, Lietuvā, Latvijā, Igaunijā. Atmostas Baltijā, atmostas Baltijā, Lietuvā, Latvijā, Igaunijā. Jūros miega sasēstrīs, ieslēgā paši neviltīs. Kirjuta. Ma tean. Järgmise podcast'i teen. No sākautu garbēs, bet par paslikimo nu aini vēl. Jūrā šaušās bangas, sācies išmiego. Aga südamed, kus on südamed? Täpime. Noh, vanasti ikka tulid südamed, midagi tuli. Tule! Nii, ja viimane lugu ning täna oli 11. september, kell on
18:57. ma ei näe südameid. Südameid on vaja, rahvas. Ärkame kõik koos. Ja meie päästame veel Eesti. mitte üks süda. No. Mis hoops, kõik loodud hoops võiks sünnida või uuesti. Koit! Kuninglik loit! Algusel võit Ja kui midagi sealt tuleb, aga see pole süda. äratab ma. On taevani! Esimene kiir Aga nüüd tuli ära. langemas me maale. Kõik murrame kõik. Südamed! Hingata taas. Näe, on murduv jää. Ulatagem käed, ühendagem väed. Nõul, ühisel nõul, ühisel jõul. Me suudame kõik. Ees on ainus tee, vabaduse tee. Teist ei olla saagi. Võim, alguse võim, Lõpuni. riiuse võim. Täna oli 11. september, kell on 18:59 ning see oli podcast Tegelik Eesti. Näeme esmaspäeval kell 18:00. Tšau!